ja suundume Islandi poole. Eks me siis räägime ja näitame teile, mis me seal näeme. Aine kallis. Ja kallis, vaatame ja avastame. Ühesõnaga loodust näeme seal kõvasti ja... Island, loodusimede maa. Seda ilu peab nägema oma silmaga. Saabasime just lennukis, hakkasime vaatama, et imelik inimesed paavad jopesid selga, et peaks ka selga paha. No, ütleme, meeldivalt jahe oli õues, aga esmapulli on hea. Vaatasime, et ilm on kehva, aga tegelikult päike paistab ja nüüd pilvine veits. Lähme võtame kohvri ja rendiauto ja hakkab meie seiklus pihta siit. Saime oma rendiauto kätte, Suzuki Vidara, 4 vedu. Magama hakkab seal üleval. Ei tea, kui on tugev tuul, kes kõigutab ka päris kõvasti. Aga ühesõnaga, nüüd lähme toidupoodi, mille nimeks on Boonus. Pidi kõige odavam olema. Vaatame. Ostame kohe süüa, mida me saame hakata valmistama. Ja siis hakkame sõitma. On nii kallis? Jah, me saarte vastama. Peale shoppamist suundusime läbi Reykjaviki põhja poole. Esmamuljed läbi autoklaasi olid vägevad. Mäed, lumi, loojuv päike ja vahelduv maastik. Lükkasime oma Härberi lahti ja nüüd katsume siis magada selle külmaga. Ei, mis siin ikka, sai pesed seljas ja saame magada. Kell on hommikul 6 kusagil, uni läks ära, ärkasime ja tulime seda kuulsat trolli, draakonit, ninasarvikut, kuidas keegi näeb, kivi vaatama. Legendi järgi jäi troll päikese kätte ja kivistus ära. Aga eks see ongi vaataja silmades, mida tema seal just näeb. Tegelikult on see lihtsalt vulkaaniline kivim, mille siis vesi on uhtunud sellise kujuga, nagu te näete. Liigume õige platvormi peale ja sealt näeme paremini. Oleme kohal. Kallis, kas sa tead, mis see valge? See peaks ju musta värvi olema. See ei ole ju valge. Ei. See on linnukaka. See pidigi, tegelikult kui ta vaatab, siis vaatab, et pea on nagu seal all, nagu ta tööks. Ja üks valge laik oleks nagu siin. Et need valged laigud annavad ka mingit nendest silmamoonutust juurde, nii et teevad seda efekti. Ja me oleme väga vara hommikul siin ja juba meist ennem on käinud üks turist juba siin enne meid. Nii et jah. Ühesõnaga esimene vaatamisväärtus siis. Nii, ma näitan nüüd ära, kus me eile sõitsime. Sõitsime siit Keflakist, saime auto kätte, sõitsime läbi Reykjaviki, sõime seal siit mööda seda rannikut ja siia draakoni kivi juurde jäime siis ööbima. Ja nüüd siis lähme tangime vahepeal ja siis lähme väikelinna Hofsos, kus peaks olema ka kuumaveeallikaga bassein. Et katsume seal veidikene liguneda. Aga kui nüüd küsida, et miks me valisime põhja marsruudi, mitte lõuna, siis lihtsalt sellel põhjusel, et siin näitas, et paistab päike ja siin näitas, et sajab vihma, et siis et valime ikkagi parema ilmaga selle marsruudi, et muidu oli plaanis lõuna kaudu minna, jah, aga käigu pealt tegime ümber ja nii ongi. Tegime kiire hommikusöögi ning asusime teele. Siin Islandil sõites me näeme igal pool tee äärtes hobuseid ja me vaatasime, et esialgu, et need on nagu ponid, aga tegelikult need on Islandi hobused
ja see ongi kohe Islandi hobuse tõug, mida aretatakse siis siin võidusõitudeks, näitusteks ja tegelikult need on tugevate jalgadega hobused, keda kasutatakse ka talutöödel ja lammaste ajamiseks. Ja me imestame, et neid on siin nii palju ja kui me lugesime, siis me saime teada, et siin saarel on neid 80 000 hobust umbes. Et neid on tõesti palju. Ja meid huvitas ka see, et kas seda hobuseliha ka süüakse, siis me leidsime infot, et seda hobuseliha transporditakse Jaapanisse ja seal seda liha ka süüakse. Et seda me ei tea nüüd, kas islandlased ise hobust lauale panevad. Me loodame, et mitte. Peale hobuste tavalise liikumise sammu, traavi ja galoppi oskavad Islandi hobused veel teha 2 erinevat liikumist, mis on tölt ja küliskäik. Et see on selline teistmoodi liikumine, mis võib olla päris huvitav inimestele, kes tegelevad ratsutamisega. Ja neil on soe karv, mille tõttu nad võivad olla aastaringselt väljas. Nad kannatavad seda külma tuult ja jahedust, nii et nad võivad olla kogu aeg õues. Väljas on paras koera ilm ja autos on kõige parem istuda. Et tankisime siin just kütust juurde. Bensiini liitri hind on siin kusagil 2 eurot, nii et üsna kallis. No ikka väga kallis võrreldes Eestiga. Ja võtsime esimesed kohvid ning jätkame oma sõite. Meie terviseks! Turgutav kohvi joodud, asusime teele. Nautisime imelisi vaateid nii vasakul kui paremal pool teed. Aeg-ajalt jäime ka seisma ning tegime pilte. Autorendist öeldi meile, et sõitke ainult teedel. Ehk ise kusagile umbes sõitma minna ei tohi. Islandlased hoiavad väga oma loodust ning piisab sellest, kui keegi klõpsab sinu hoolimatust tegevust pildi ning ongi trahv soolas. Peale väikest uinakut tee ääres on aeg jälle süüa, seekord kiire, kodune 5 minuti supp. Restoran 5 tärni on peale kirjutatud, 5 tärni. Kohvi saime ka tehtud, nii et vähemalt edasi sõita ei ole enam igav. Pliidi saime tööle ja kohvi saime valmis. Naudime loodust ja maitsvat toitu. Sõidad siin Islandil ringi ja vaatad, et vasakut kätt ilus koht on ja vaatad, paremat kätt ilus koht ja lõppude lõpuks sa vaatad lihtsalt, et seda pole mõtet minna pildistama või filmima, et neid kohti lihtsalt nii palju, kogu aeg tuleb mingi kosk ja niisugune väike nire mägedest alla, et lihtsalt siin on seal taga ka mingi hull kanjon näha, et tundub huvitav, aga sinna ei hakka ronima. Samas seal vastasmäes seal on ka mingi lõhe ja lumesula vesi tuleb sealt mäest alla niimoodi jõkke. Teisel pool teed on jõgi. Eile rendiauto mees soovitas meile, et ühte veebilehte, kust vaatad, on kirjas väikesed soojaveebasseinid, mis pididki olema nagu väikestes külades. Me seda veebilehti ei ole vaadanud, aga tee ääres oli silt, et siin saab ujuda. Nüüd me tulime siia ühte kohta, mõtlesime, et äkki saame sooja sees ujuda.
aga kahjuks avatakse alles kella 5 ja kell on alles 2 päeval, nii et me ei hakka siin 3 tundi sellepärast ootama, et küll neid kohti tuleb veel. Aga juba niisugune, väljas on umbes 5 kraadi, on ju, niisugune jahe tuul, et soojas vees liguneda oleks päris mõnus, on ju. Kindlasti oleks mõnus, jaa. Tundub, et jõudsime teise vaatamisväärsuse juurde. Enam-vähem tee ääres kogemata nägime ja lihtsalt niisugune rahvamass käib, et järelikult see on ikkagi vaatamist väärt. Et kohe lähme vaatame, mis seal siis on. Tundub, et ka turistihooaeg on alanud, sest rahvast on nii palju. Jõudsime Godafossi ehk Jumalate joa juurde. Juga ise on 12 meetrit kõrge ja 30 meetrit lai. Nii kallis, mis me nägime seal? Väga super, ilusalt, tohutult ilusalt koske. Väga võimas koske ning terve jõgi on niisugune hästi võimas. Vesi on küll pruuni värvi, aga eks see ongi niisugune mudane. Igatahes väga võimas elamus ja rahvast käib siin väga palju. Õhtuks jõudsime Mvüüteni rahvusparki, kus läksime vaatama Kriotagia lõhet. Lõhe sees on kuum vesi. Väidetavalt sai seal kunagi ka ujuda, aga nüüd on vee temperatuur tõusnud liiga kõrgeks ja ujumine on siin keelatud. Mvüüteni rahvuspargi keskmes on Mvüüteni järv. Selle ümbrus koosneb kivistunud laavast, mis on moodustanud maastikule omapärased vormid. Hommikul kell 6 meil oli äratus siin Draakoni kivi juures, siis sõitsime peateele, tegime väikse ampsu, sõitsime edasi, siit tanklast võtsime kohvi, kõht oli täis, siis tegime vahepeal pool tundi pikutasime tee ääres ja lõppude lõpuks jõudsime tänase päeva jooksul siia Mvüüteni järve äärde. Siin on väga ilus loodus, kunagi on siin magma voolanud, laava maapinnale tulnud ja nüüd see on omad jäljed jätnud. Väga ilus on. Soovitan oma silmaga seda vaatama tulla. Käisime ka droonide mängu Koopas, kus vesi on 46-47 kraadi. See oli ka väga ilus, turiste oli seal palju. Ja hakkasime õhtul siis endale laagriplatsi otsima. Mõtlesime, et võtame jälle tee äärde kuskile, on niisugused puhkepaigad olemas, on. Ja sõidad ühte, sõidad teise, igal pool on silt, et laagrit ei tohi püsti panna põhimõtteliselt. Et ööbida nagu ei tohi. Peatada võid, aga ööbida ei tohi. Ja egas midagi tuli võtta ametlik ööbimiskoht. See läks meile maksma 35 €, 2 inimest, pluss siis auto. Aga saame ise süüa teha ja dušš ja WC on ka selle hinna sees. Ja homme siis proovime käia Blue Lagoonis, kindlasti Tetifossi vaatamas ning siis juba liigume ida poole. Aga täna siis naudime seda tervislikku õhtusööki, mis kallis meile valmistas siin. Eestist kaasa võttis ja lauale pani. Raske higiga. On kaasa võetud. Aga vähemalt maitseb hästi. Jaa, oma kodumaitsed on kõige paremad.
praegu on siin veel palju ruumi, aga ma kujutan ette, õigel hooajal on siin kõik autosid täis lihtsalt. Häärber on juba valmis pandud. Kindlasti tuleb jälle hea uni värskes õhus. Valmistume magama minema. Kell on tegelikult alles mingi äkki 10. Et ilmselt ärkame jälle hästi varakult ja meie plaan seda Mütveni naturaalseid soojavee basseini külastada kukkus läbi, sest me vaatasime, et neid avatakse alles kell 12. Ilmselt selleks ajaks me oleme siit juba paarisaja kilomeetri kaugusel, nii et aga õnneks me teame ühte lehekülge, mis on hotpoticeland.com, mis näitab kõik looduslikud soojavee basseinid ära, kus sa saad siin Islandil käia, nii et soovitan teilegi. Need on kõik niisugused väiksed kohad, võib-olla paljud inimesed ei teagi neid kohti, nii et saate ka mõnusalt sooja vee käes liguneda. Meie veel pole saanud, aga me loodame, et me saame ikka reisi lõpuks vähemalt ühes kohas kusagil. Et me aina loodame, aga noh, eks siis näis, kuidas läheb. Hea tööd teile!